Alustame Vinni Pöörsi gümnaasiumi põhikooli lõpuaktusega. Aktuse paremaks õnnestumiseks palume lülitada välja mobiiltelefonid. Sõna on Vinni Pöörsi gümnaasiumi direktoril Henri Kallasel. Austatud vallavanem, lugupeetud õpetajad, vanemad külalised. Kallid õpetajad, tänase päevaga olete jõudnud ühe pika teekonna lõppu. Olete 9 aastat tööd teinud, vaeva näinud ja teadmisi kogunud. Nüüd võite korraks peatuda ja oma saavutusi nautida. Samas teate kindlasti, et praegune hetk ei tähenda sugugi mitte seda, nagu oleks kõik tehtud. Tõenäoliselt on enamik teist juba enda jaoks paika pannud, mis saab edasi. Kas kavatsete jätkata õpinguid, asuma tööle või pidada aastakese pausi, et oma plaanid veel kord hoolikalt läbi mõelda. Eelkõige viimase aasta jooksul on teile ilmselt antud palju nõu oma elu planeerimise kohta ja kõik selle nimel, et saaksite endale luua võimalikult turvalise tuleviku. Ning suures osas on tegu väga heade nõuandega. Turvatunde igatsemine on inimese jaoks loomulik. On tore, kui kõik on kindel ja korras, eriti praeguses üsna ebakindlas maailmas. Samas võib kõigi heade asjadega mõnikord liiale minna. Täpselt samamoodi on ka turvalisuse ja kindluse otsimisega. Kirjanik Ursula Le Guin on oma raamatus Kaugem kallas jutustanud vägevast võlurist, kes pakub inimestele surematust. Niisugune väljavaade tundub muidugi meelitavana. Paljud võtavad pakkumise vastu, et nad ei peaks enam kunagi oma elu pärast muretsema. Kuid aegamisi hakkab nende elus ära kaduma rõõm. Nad ei tea, mida teha või kuhu inimesena areneda. Nende ainus eesmärk on iseenda olemasolu säilitamine. Seejuures on nad aga kaotanud soovi edasi pürgida
ja oma unistusi täita. Üks raamatu peategelastest võtab selle kurva olukorra kokku küsimusega. Kas sa tahaksid, et meri tarbuks paigale ning tõus ja mõõn lakaksid selle nimel, et päästa üht lainet, et päästa sind? Kas sa loobuksid oma kätte osalusest, südamekirest ning mõttenäljast turvalisuse ostmise nimel? Ühest küljest ei ole muidugi mõtet arutult riskida. Teised ei peaks oma soove ja unistusi sellepärast maha matta, et need tunduvad liiga julgetena. Kui sul on mõni huvitav mõte, mida sa teoks teha soovid, siis ära karda selle nimel pingutada. Ära mõtle liiga palju sellele, mida keegi teine sinu unistustest arvab. Otsi üles see, mida sulle päriselt teha meeldib ja püüdle selle poole. Kindlasti tuleb sul ette raskusi, aga kui sa jääd endale kindlaks ja säilitad elurõõmu, jõuad sa lõpuks sihile. Ning kui sa oled saavutanud selle, mida tahtsid, leiad sa üllatusega, et kõik ei olegi veel tehtud. Elu ei ole lõplikult paika loksunud. Sul on võimalusi üha kaugemale minna ja põnevust teekonnast jätkuvalt rõõmu tunda. Teie hulgas on palju tublid õppureid, häid sportlasi ja aktiivseid noori, kes on oma tegevusega kuulsust ja au toonud meie kooli. Tõstaksin siin kohal esile. Kiitusega lõputunnistusel lõpetavad Annabel Lepik, Lisanna Tõnne, Karmen Grihvel ja Viktoria Ando. Tubli. Neljaliikmega lõpetavad Ronald Treifelt, Arden Joosep Lipasaar, Merili Laherand, Anett Sinijärv, Andris Vahula, Kristo Virunurm, Miia Klimson ja Karl Nukka. Meie parimad eksamite sooritajad. Birgit Salum, Lisanne Tõnne, Karmen Grihvel, Andris Vahula, Vahur Variste, Miia Klimson, Kriso Virunurm, Kristo Läsa, Henri Mattias Eliste, Eerik Eenlo, Tenerin Laul, Annabel Lepik, Kaisa Katariina Kibuspuu, Angela Mägi ja Karl Nukka. Aina olümpiaadile on häid tulemusi saanud. Karl Nukka, Lisanne Tõnne, Vahur Variste, Andris Vahula, Kaspar Merivald, Karmen Grihvel ja Merili Laherand. Ja meie kooliüritustel on aktiivselt osalenud Viktoria Anton, Lisanne Tõnne, Anett Sinijärv, Vahur Variste, Miia Klimson, Ronald Treifelt, Arden Joosep Lipasaar ja Karl Nukka. Meie kooli sportlased Andris Vahula, Henri Mattias Eliste, Arden Joosep Lipasaar, Kristo Varunurm ja Ronald Treifelt. Nii, ja mida veel tahaks esile tõsta? Miia Klimson, kes on vahetusõpilane Saksamaalt, õppis ainult 4 riikidele ja on sooritanud põhikooli eksamit väga hästi. Tubli. Kallid õpetajad,
Soovin teile ühteaegu tarkust tuleviku kujundamisel ja julgust oma unistuste täitmisel. Elus ei saa kunagi kõik täiesti korda, aga sellest hoolimata võite elamisest rõõmu tunda. Tehke seda, mis teile tõeliselt meeldib. Või Ursula Le Guini sõnadega: ärge loobuge oma südamekiirest selleks, et turvalisust osta. Just nagu merevesi ei tardu iial paigale, nii tuleb ka teil olemiseks üha edasi minna ja uusi riske võtta. Ujuge eluga julgelt kaasa ja ärge muretsege liialt, kui põhi jalge alt ära kaob. Täisväärtuslik elu ei ole palgas sees, vaid pidev liikumine. Austatud vanemad, teie olete juba mitu aastat pakkunud oma lapsele kindlust ja turvatunnet. Soovin teile jätkuvalt jõudu olla justkui sadam keset tundmatut elumerd, kus värske põhikooli lõpetaja võib oma avastusretkede vahel puhata. Mida turvalisemalt tunneb laps ennast kodust, seda julgem ja enesekindlam täiskasvanu temast kord saab. Armsad õpetajad, tänased päevakangelased ei oleks jõudnud nii kaugele ilma teieta. Aitäh teile selle eest, et olete andnud meile vajalikke oskusi, mille abil maailma paremini tundma õppida. Ja kõige suurem tänu aga elurõõmu ja avastusjulguse eest, mida õpilased on teie käest saanud. Palju õnne põhikooli lõpetajatele, nende peredele ja õpetajatele ning rõõmsat pidupäeva meile kõigile. Aitäh! Lõputunnistused annavad kätte direktor Henrik Kallaste ja klassijuhatajad Margarita Leok ning Lii Repo. Loen ette direktori käskkirja põhikooli lõpetamise kohta. Kiituskiri väga heade tulemuste eest bioloogias, inimese õpetuses, vene keeles, kirjanduses. Lõpetab põhikooli kiitusega Viktoria Anton. Täname ka Viktoria vanemaid, palun tulge siia ette. Millistel lootuste täitumiskoolis astuvad nüüd sinu sammud, mis seaks, mida sa igatsed, maitsed või proovid, kes täna kannu. Kiituskiri väga heade tulemuste eest käsitöös, matemaatikas, bioloogias, inimeseõpetuses, ajaloos, vene keeles, eesti keeles ja kirjanduses. Lõpetab põhikooli kiitusega Carmen Griffel. Palume siia ka Carmeni vanemaga.
mis kandub meil reas, annavad juurasid tugevaks. Kiituskiri väga heade tulemuste eest kunstiõpetuses, matemaatikas, keemias, bioloogias, inimeseõpetuses, ajaloos, eesti keeles ja kirjanduses. Lõpetab põhikooli kiitusega Lisanna Tõmme. Palume siia ka Lisanna mõnda. Kiituskiri väga heade tulemuste eest inimeseõpetuses, töö- ja tehnoloogiaõpetuses, kehalises kasvatuses. Lõpetab põhikooli 4 ja 5 Ronald Treifeld. Kiituskiri väga heade tulemuste eest inimeseõpetuses ja vene keeles. Põhikooli lõpetab Henri Mattias Ediste. Põhikooli lõpetab Grete Eltermann. Kiituskiri väga heade tulemuste eest ajaloos ja koolitunnustus kiire kohanemise eest teise riigi haridussüsteemiga ning väga heade eksamitulemuste eest edasipüüdlik, ambitsioonikas ja kõrgete sihtidega tütarlaps. Vahetusõpilane Saksamaalt lõpetab 9. klassi 4 Miia Krimson. Kiituskiri väga heade tulemuste eest bioloogias, inimeseõpetuses ja ajaloos. Lõpetab põhikooli 4 ja 5 Merili Laherand. Kiituskiri väga heade tulemuste eest inimeseõpetuses ja kehalises kasvatuses. Lõpetab põhikooli 4 ja 5 Arden Joosep Lipassaar. Põhikooli lõpetab Krista Olesaa. Põhikooli lõpetab Kaspar Merivald.
Põhikooli lõpetab Reivo Preemel. Kiituskiri väga heade tulemuste eest ajaloos ja eesti keeles. Põhikooli lõpetab Birgit Salu. Kiituskiri väga heade tulemuste eest inimese õpetuses lõpetab põhikooli 4 ja 5 Anett Sinijärv. Põhikooli lõpetab Toomas Tiganit. Kiituskiri väga heade tulemuste eest töö- ja tehnoloogiaõpetuses, inimeseõpetuses, ajaloos, kirjanduses, kehalises kasvatuses. Lõpetab põhikooli 4 ja 5 Andris Vahula. Kiituskiri väga heade tulemuste eest kunstiõpetuses, inimeseõpetuses, ajaloos. Lõpetab põhikooli 4 ja 5 Vahur Variste. Põhikooli lõpetab Anna-Maria Veeberg. Kiituskiri väga heade tulemuste eest töö- ja tehnoloogiaõpetuses, inimeseõpetuses, ajaloos, kehalises kasvatuses, tänukiri tubli töö eest EPG õpilasesinduses. Lõpetab põhikooli 4 ja 5 Kristo Vironuu. Ja 9. A-klassi juhatas Margarita Leot. Üheksas B-klass. Kiituskiri väga heade tulemuste eest käsitöös, matemaatikas, bioloogias, inglise keeles, inimeseõpetuses, ajaloos, vene keeles, eesti keeles, kirjanduses. Lõpetab põhikooli kiitusega Annabel Lepik. Palume siia ka Annabeli vanem. Kiituskiri väga heade tulemuste eest ajaloos. Põhikooli lõpetab Eerik Eenlo. Põhikooli lõpetab Paavo Eraport. Kiituskiri väga heade tulemuste eest inimeseõpetuses. Põhikooli lõpetab Kairi Tilves.
Põhikooli lõpetab Kevin Keivapuu. Kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles ja ajaloos. Põhikooli lõpetab Kaisa-Katariina Kivuspuu. Põhikooli lõpetab Temeriin Laur. Kiituskiri väga heade tulemuste eest inimeseõpetuses. Põhikooli lõpetab Angela Mägi. Põhikooli lõpetab Raigo Normak. Kiituskiri väga heade tulemuste eest geograafias, bioloogias, inglise keeles, inimeseõpetuses ja ajaloos. Lõpetab põhikooli 4 ja 5 Karl Nuka. Põhikooli lõpetab Kevin Palm. Põhikooli lõpetab Kevin Telling. Ja 9. B-klassi juhatas õpetaja Liir Järpo. Valla poolt tervitab Vinni vallavanem Rauno Võrno. Tere! Kallid tänased õpetajad! Kuna õues on tõesti palav, siis ma pikka juttu ei tee. Ütlen vaid teile, palju õnne teile põhikooli lõpetamise puhul. Anna-Maria Elisse esitab Piret Laikre laulu See on mu tee. Oh
esindab klassi klassijuhataja Margarita Leoki. Lugupeetud kolleegid ja külalised, vaadake neid noori, 31 õnnelikku põhikooli lõpetajat, kes on seljatanud koroona ja lõpueksamid. Neist igaüks on harukordne nähtus, sest kahte ühesugust inimest ei ole olemas. Ja nüüd vaadake mind, sest ka mina olen harukordne juhtum Vinni Paljusti gümnaasiumi ajaloos. Miks? Sest kunagi varem pole ühelgi klassil olnud üks ja seesama klassijuhataja 9 aastat järjest. Ja karta on, et veel 3 aastat gümnaasiumis ning siis võib mulle ausamba püstitada. Sellega lõppes kiidukõne esimene osa ja algab teine, mis on pühendatud teile, armsad lõpetajad. Õpetajal ei ole koolis mõtet, kui pole õpilasi. Seega tuleks ausamba püstitamisel paigutada sinna ka kõik minu 19 õpilast, sest igaüks on mingil põhjusel väärt kivisse raiumist. Lisanna, parim prantsuse keele iseseisev õppija. Andris, parim vabariikliku võrkpallikoondise mängijast luuletaja. Anett, parim raamatukirjutaja. Kristo, parim triatlonist. Victoria, parim kõneleja kõnepuldis. Arven, parim korvpallur. Miia, parim saksa keele valdaja. Henri, parim jalgpallur. Merili, klassi parim psühholoog. Toomas, parim huumorimees. Karmen, parim töökuse eeskuju. Kristo, parim seebikarbi ehitaja. Birgit, parim eesti keele tundja. Ronald, parim krossisõitja. Grete, parim suusataja. Vahu, parim geograafia tundja. Anna, parim joonistaja. Preiko, parim klassiõhtu organiseerija. Kaspar, parim koeradresseerija. 9 on teadupärast sõbralik seltskond. Seega teeksime meelsasti ruumi ka 9. B-klassile, sest nii mõnegagi kohtume sügisel 10. klassis ja neistki saavad loodetavasti tublid ja väärikad gümnaasiumiõpilased. Sellega lõppes siis kiidulaulu teine osa ja algab 3. Lugupeetud vanemad ja vanavanemad, ma ei taha pisendada teie rolli, kes te sooja sõna ja vajaliku rangusega oma lapsi olete toetanud raskel kooliteel, mis oli täis distantsi ja kontakti. Kindlasti on teilgi vääriline koht meie ausambal. Tänu teile paistaks see veel kaugemale. Sellega lõpetan oma kiidukõnest saanud tänukõne 3. osa ja algab 4. Kallid kolleegid, nimelt soovime oma ausambal näha ka kõiki teid, kes neid lapsukesi on targaks lihvinud, õigeid väärtushinnanguid ja õpetusi jaganud. Nii. Nüüd on kooliõue püstitatud ausammas valmis. Loodetavasti ei lähe meiega nii, nagu tuntud laulja kujuga Viljandis, et see maha võetakse või mingi kast ümber ehitatakse, sest meie tahame välja paista ja keegi ei saa midagi muud väita. Õnne ja edu meile kõigile! Sõna on õpetaja Liire poolt. Kallid lõpetajad, õpetajad, vanemad. Loeks teile mõned read Artur Alliksalu luuletusest Aeg. Ei ole paremaid, halvemaid aegu, on ainult hetk, milles viibime praegu. Mis kord on alanud, lõppu sel pole,
kestma jääb kaunis, kestma jääb kole. Ei ole mõttetult elatud aegu, mõte ei pruugigi selguda praegu. Õnnitlen teid kõiki tänase tähiseni jõudmise puhul. Lõpetajatele soovin, et teil jätkuks tahtmist ja eesmärgikindlust edasi õppida. Andke alati endast parim, olge elujaatavad ja positiivsed. Õppimise mõte selgubki aastate pärast. Nüüd ma tahaksin pöörduda meie torekate poole, kes on lõpetajate seas. Mõni hetk on toredam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga tore. Hetkedest saab kunagi teie lugu. Tänane hetk teie elus on väga oluline ka minu jaoks. Te olete mu esimesed torekad. Näen uhkusega, kuidas olete tores olnud aastate jooksul muutunud, sisemiselt kasvanud. Iseolemine, mina tähtsustamine, tõdemine, kui väärtuslik just mina olen. Aga mis veel olulisem, kõik need tähtsad minad on moodustanud meie, VPG tore meeskonna. Nagu torekale kohane, ei hoia te oma tarkust ja oskusi vaid endale. Tänu nende jagamisele on järelkasv teile kandadele astumas. See on edasiviiv mõtteviis. Pärast mind tulgu veel palju torekaid. Tahaksin teile täna üle anda teie jaoks samamoodi olulise dokumendi, mis võib teid edaspidi eluristteedel aidata. Tore tugiõpilase tõendi, mis kinnitab, et olete koolisisesel laienduskoolitusel koolitanud omale järelkasvu 6 toreka näol. 40 tunni jooksul vahetasite õpilase rolli koolitaja rolli vastu. Minu jaoks oli selle jälgimine väga silmi avav. Loodan, et ka teil endil. Laske tore mõtteviisile kanda. Jagage siis toreduse seemet edasi seal, kuhu te liikumas olete. Toredaid uusi algusi. Kutsun tunnistust saama. Tuleksite siis kõik koos siia ette. Viktoria Anton, Anett Sinijärv, Lisanna Tõnne, Vahur Variste, Karl Nukka ja tänukirja soovin anda ka Miia Klimsonile, kes vahetusõpilasena osales kohe aktiivselt ka tore ringis. Võta Miia Saksamaale naastes kaasa palju toredaid mõtteid meilt. Kaheksandate klasside poolt tervitab Lisette Morozov. Lugupeetud lõpetajad, koolipere liikmed ning vanemad. Kätte on jõudnud see päev, kus järgmine 9. klass lahkub meie kooliperest. See on tore nii heas kui ka halvas mõttes. Need, kes teistesse koolidesse lähevad, ei pruugi enam oma vanu sõpru kaua aega näha, kuid samas algab teie kõigi jaoks elus uus etapp. Te lähete õppima või tegema seda, mis teile endile kõige rohkem meeldib ning seda, mida te endi jaoks parimaks peate. Kuid enne seda, kui te mõnusalt suve veetma lähete ja seejärel uusi kogemusi jahtima asute, võtke korraks aeg maha. Võtke üks hetk, et hinnata seda, mida te enda klassiga koos olete teinud ning õppinud. Need mälestused ei kao teilt kunagi ning jäävad teiega alatiseks. Olge tänulikud, et saite õppida ja tegutseda oma klassiga just nii, nagu te saite.
Need kogemused ja mälestused jäägu teile igaühele kinniks oma klassikaaslastele. Olge tänulikud ka oma õpetajatele, klassijuhatajale ning kõigile teistele koolipere liikmetele, sest just tänu neile on need teie mälestused ja kogemused saanud vormitud just nii, nagu nad on. Kindlasti on olnud aegu, kus arvasite, et kõik on liigagi raske ning et siit edasi kohe kuidagi ei saa. Kuid siiski see, et te siin täna 9. klassi lõpetate, on elav tõestus, et te saite põhikooliga hakkama ning olete olnud väga tublid. Olge endale uhked, jätke hüvasti oma klassikaaslastega. Mõnda ei pruugi te suvisel enam enda klassis näha. Meie peame selleks, et teie tänasele vedelipulgale jõuda, veel aasta otsa koolipinki nühkima, aga usun, et saame sellega hakkama. Üks aga, millest te meid alati ületate, on see, et olete meist vanemad ja vanematele vaadatakse ikka alt ülesse. Nii meiegi. Suvi on käes, nautige seda, puhake ning lõbutsege, edu teile edaspidiseks õigeid valikud eludel. Lapsevanemate nimel kõneleb Tiina Uueni. Lugupeetud õpetajad, lapsevanemad ja külalised. Möödunud aastad on läinud kiirevõitu. Olles hetkes, liigub aeg justkui aegluubis, kuid siin me oleme, vaatame kooli aga kui minevikku ja meenutame möödunud hea sõnaga. Meil antakse 3 haridust, 1 vanematelt, 2 õpetajatelt ja 3 elult endalt. Täname sind, kallis õpetaja, et meie lapsi järgmiseks suureks seikluses ette valmistasid. Oleme väga tänulikud meie koos oldud ilusa, õpetliku ja meeldejääva aja eest. Aitäh ja tuult tiitadesse õpetajatele. Sõna on 9. klassi lõpetajal Anett Sinijärve. Tere, kallid õpetajad, külalised ja kõige tähtsam, meie 9. klassi lõpetajad. Meie Vinnipäevist gümnaasiumi 33. lend otsustasime ennast lõpuks kokku võtta ja need 9 aastat õpetajate vingumist selja taha jätta. Otsustasime, et liigume edasi ning lõpetame õpetaja nurgale rääkivast, kuidas me karantiini ajal koostööd ei teinud ning lõpetame perekond nõmmikute tundides olemise ja magamise. Vabandame õpetaja Müller, et iga arvutiõpetuse tund kauplesime teiega ning üritasime tunnitööst viilida. Vabandust õpetaja Akkel, et me suusatamist vihkasime ja õpetaja Vahkal, et me matemaatikas kirjutamise asemel teie elu kohta pärisime. Vabandust õpetaja Seljamaa, et te pidite nende aastate jooksul liiga palju kahtlaseid kirjutama ja õpetaja Kuljavi, et me siiamaani ei tea, kuidas pöörata sõna mõru. Suured vabandused ka õpetaja Rätsepale, et me kogu aeg õppimise asemel filmi tahtsime vaadata ja õpetaja Vahesalu, et me teid liialt palju leili ajasime. Õpetaja Pall, meil on tõsiselt kahju, et te pidite meie jubedaid varese hääli kuulma ja õpetaja Nota, aitäh, et te kannatasite välja meie iga hommikusi lobisemisi ja meie kohutavat kunstioskust pidite nägema. Poiste poolt tänud õpetaja Lehterile, sest nad teavad nüüd, mida oma plaststaaraga teha. Transtokile saadavad nad suured vabandused hommikuste diskode eest riietusruumis. Meie puudutud tundide arvu jätame kõrvale ning loodame sellegi poolest, et oleme üks meeldejääv lend ja kannatate osasid meist veel ka need 3 aastat edasi gümnaasiumis. Tahame kindlasti vabandada meie kallite klassijuhatajate ees. Meil on tõsiselt kahju, et tekitasime teile tugevaid traumasid ja aastaste pikkuseid peavalusid. Loodame, et peale peavalude tekitasime teile ka hulgaliselt rõõmsaid emotsioone ja mälestusi.
Meile jäävad kindlasti meelde meie lõpureisid, mis ühendasid meid tohutult, mis siis, et need enamus kestsid ainult paar päeva. Nendel päevadel ei võtnud meid enam kindlasti nagu rangeid pedagooge, vaid kui eeskujusid ja usaldusväärseid isikuid. Kui rääkida nüüd edasi meie kallitest klassijuhatajatest, siis kallid lapsevanemad ja saalis viibijad. Kas te teadsite, et meie koolis vahetuvad klassijuhatajad gümnaasiumi jooksul vähemalt 2 korda? 6. klassi alguses saate te uue klassijuhataja ja põhikooli lõpetades ning 10. minnes saate uue. Nüüd meie praegu veel 9. klass teeme Vinni-Pajusti gümnaasiumis ajalugu ja lähme 1.–12. klassini meie kalli klassijuhatajaga. Õpetaja Leok, me tõesti mõtleme, kuidas te jaksate ja ikka veel meid välja kannatate. Te tulite, tegite ja võtsite. Te kasvatasite meid kõiki nagu oma lapsi. Te ütlesite, mis on õige, mis vale. Mis siis, et meie klassi koosseis on ajaga muutunud, meie jäime ja osad meist jäävad veel ka kindlasti edasi. Meie teeme kindlasti suured kummardused teie ees, sest te olete näinud meid juba 9 aastat kasvamas. Tõsiselt imetlusväärne. Kindlasti peaksime suured kallid tegema ka oma vanematele, kes on näinud meid nii nutmas kui ka naermas koolitöid tehes. Oleme teile rääkinud, kuidas meil ekskursioonid läksid ja kuidas me pärast südaööd välja hiilisime, nii et klassijuhatajad sellest kunagi teada ei saanud. Emad, isad, me teame, et olete kahelnud meis ja meie lõpetamises, aga me oleme siin ja me saime hakkama. Nüüd, kui 9 aastat möödas, saame me täpselt aru, miks te rääkisite, et tööd tuleb kohe ära vastata ja miks me peame õpetajatele tere ütlema isegi siis, kui me neid juba 3. korda samal päeval näeme. Nüüd me mõistame teid täielikult. Täname kõiki õpetajaid, kes meil oma elust kas või 1 tunni on panustanud. Me hindame teie pingutusi ning tahaksime teid ka ükshaaval tänada. Raakel. Õpetaja Terje Anderson. Õpetaja Marge Kuljavi. Armsaks on laulud, rännakuid saatvad. Õpetaja Margarita Leok. Õpetaja Margo Müller. Õpetaja Kirsti Nota. Õpetaja Rutt Nurk. Õpetaja Maie Nõmmik. Õpetaja Katrin Pall. Õpetaja Sirli Reimets. Õpetaja Lii Räpo. Õpetaja Ilme Susi. Ja õpetaja Maiu Vahkan.
õpivad, on nüüd tänatud, kuid 9A klass tahaks teil isiklikult tänada enda klassijuhatajat, õpetaja Leokit. Aitäh, meie poolt on nüüd kõik. Järgnevalt kuulete Hanna-Marii esituses laulu Mälestused. Mida luulume üksteise
sellega on meie aklus lõppenud. Pildistamine toimub meil õues ja me laseme lõpetajad kõigepealt minna. A-klass, minge teie siis sealt vasakult poolt välja ja B-klass läheb siis paremalt poolt uksest välja siseõue. Ja palume väga tungivalt õpetajatel ka minna pildi peale. Aga kõigepealt lubame siis välja lõpetajad.